vaatasin, et hästi palju erinevaid ilusaid maale ongi hobustega, mis mulle endale väga meeldivad. Mulle meeldib ratsutamine, hobused. No noorena sai päris palju käidud ratsutamas. Et nüüd harva, aga hobused on jah. Tõesti minu teema, et sellepärast ma valisingi selle hobusega maali. Ja selle maaliga nüüd küll esimese asjana tuleb ette, et kuna siin on puud ja selline mets, et siis kuskil, siin on isegi 2 hobust on jah. Või 3 hobust. Või see on hobune 4 lausa või? Alguses vaatasin, et 1, aga siin on neid rohkem, et tulebki siis kindlasti selline mõte, et see on kuskil maal. Tõenäoliselt on ka mingi suvine aeg, selline sooaeg. Hobused on siin Koplis, Karjamaal, söövad. Ja siis on 2 sellist Ameerika stiilis autot. Üks on kastiga, teine on ilma. Teine on ka? Teine on ka kastiga, jah. Üks on oranži värvi, teine on punane. Ja siis võib-olla tulevadki sellised mõtted, et üks variant on see, et nende hobuste omanike autod on lihtsalt seal, aga teine mõte on see, et võib-olla inimesed tulid kuskil linnast maale nende hobustega sõitma või siis lihtsalt vaatama. Et võib-olla nad tulid ratsutama hobustega. Näiteks. Aga miks just kastiautod? Sellepärast, et maal on võib-olla neid vaja midagi asju vedada või kui see on hobuse omanike autod, et võib-olla on nagu selle pointiga, et vaja midagi vedada. No see nii ühte kui teist, et mulle meeldivad kastiautod ka. Aga minu jaoks selle kastiauto ei ole väga praktiline, sest mul on nagu suletud kasti vaja. Mis mõttes selles mõttes, et katus nagu kasti peal, jah? Ja. Nagu, mul on kongiga ma ei tahaks ka, et ruumi on kongiga on juba vähe. Kastiga on, kastiga saab ka tegelikult oleneb kasti kattega saab ka näiteks. Et mingil määral ma olen kastiga autosi vaadanud ka. Nojah, sul endal on mingi selline maastur oli või? Maasturi tüüpi, jah. Okei, aga selle pildiga küll tuleb mõte, et hüppaks selle hobuse selga ja läheks siia sõitma. Et siin ongi tegelikult, kui esimese hooga vaatad, et üks ilus värviline hobune, siis tegelikult kui hakata vaatama, siin on veel üks. Ja siis siin on veel üks. Ja siin on veel. Aga siin on 5 hobune ka või? Issand! 5 on veel siin ja siin on 6 või? Appi. Ja siin all on 6 väikest hobust. Ja kui suures esimese hooga neid üldse ei ole märgata. Kõige esimesena jääb see silma. Siin on ilus värviline punane, kullane, orants. Aga kui hakkad lähemalt vaatama, siin on terve kamp. Jah, terve kamp on koos. Väga äge. See on mul üks laialt levinud võte, et ma kasutan igasuguseid peidetud kujutisi, et mul on mingisugune osa kujutistest on peidus. Üllatus. Ja. Et mingi kujutise sees on mingi muu kujutis näiteks ka. Et siin on muidugi kamp hobuseid lihtsalt, et osa on vähem välja paistvad, aga selliseid mõistatuselemente mul on tavaliselt töödes üksjagu. Et aegalt on midagi ära peidetud kuskil, mingi lisaasi või mingi muu asi või mingi vastane asi. Sellega maalides ei pea ka ennast üleval peidada ära. Tuleb ette vahest. Jah, aga see on põnev tegelikult, sest esimese hooga, et sellega ei hakka igav. Jaa, just. Et esimese hooga vaatad, et üks hobune on 2 autot, mets, aga tegelikult, kui sa hakkad süvenema, nagu vaadake, kui palju siin on hobuseid, nagu vau. Jaa. No. Aga kuidas siin, miks see maastik selline kirju on siit? No see on... Või see on lihtsalt, et on nagu pori või midagi? Ta võib olla jah, et sul juba hakkaski fantaasia tööle, et miks ta siuke on. Et sul tekibki mingi põhjus, et sa võid vaadata, et ma ei ole sellele ühtset tähendust välja
pannud, et ta võiks olla mingi just täpselt sellel põhjusel, et see ongi sinu fantaasiaruum, et sa saad vaadata ja mõelda, et mis asi midagi võiks olla, et mis ta sinu jaoks on, et see ta võib täitsa vabalt ka olla, et ei. Issand, praegu mul tuli selline mõte hoopis, et neil on kastid autol. Äkki neid tulid hoopis varastama neid hobuseid, panevad kasti, viivad minema. Ma loodan, et see kasti ei saa panna. Kaubikusse saaks panna või hobuseveokid on spetsiaalsed. Need on suletud ja hobuse-kärud on ka, et seal on nagu hobuse kohad sees, aga need on ikkagi kõrged ja kinnised. No jah, ma loodan, et nii ei ole. Ja, et hobuseveokid on ülispetsiaalsed asjad. Nojah, tavaliselt hobuse-treileriga veetakse hobuseid. Ja, või siis hobuseveokiga. Spetsiaalsed veokid on ka selleks. Aga väga lahe, siin on selline plats. Siia annaks ideaalselt teha näiteks parkuuri, erinevad takistused, saaks takistussõitu harjutada, siis need latid, kavaletid või mis need on, kus saab üle veneralid ja üle saab kõndida niimoodi, jalutada. No erinevad näiteks siia pannakse veetakistused ja jah, see võib päris äge olla. Ja meelega harjutaks kõike traaviga loppi, hüppamist. Ma olen põhiliselt nagu kuskil metsaaluses hobusega ringi sõitnud. No ma kunagi noorena sõbranna perel olid hobused ja seal sai ikka käidud. Ja no käisime maastikul, tõenäoliselt esimene galopp oli mul kunagi maastikul, kus hobune lihtsalt tõenäoliselt ise läks galoppi võib-olla teiste järgi. Ja see on tavaline asi, et hobune ahvib järgi seda, kes ees liigub. Et kui keegi on kiire hobusega ees, siis ülejäänud hobused lähevad ka kiiremaks. Ja kui mul üks hobune oli, kes oli suht kiire, aga kui tal kedagi ees ei olnud, siis ta läks ise lihtsalt kiireks, nagu teatud määral kiiremaks. Kuidas ma pidurdasin teda maha natuke. Maastikul ma mäletan, et ma vist niimoodi saingi kunagi galopi selgeks, et sõbranna oli seal tasemel ratsutaja, temal olid need hobused ja ta käis ikka võistlemas ja nii, et ma käisin hobi korras vahel sõitmas. Ja siis ta läks teinekord ka, ikka sai traavi ja galoppi tehtud ja siis niimoodi ma saingi ilmselt selgeks. No muidugi kindlasti alguses ma ikka alustasin platsi peal sõitmisest, aga see siis kui mingid oskused olid juba olemas, siis ma mäletan, ükskord oli mingi palk täpselt niimoodi ees. Et ma ei mäletanud, kas hobune hüppas sellest üle, aga tõenäoliselt sel ajal ma veel ei ole olnud hüpanud ega midagi, et see oli päris selline huvitav. Ja siis mäletan, talvel sai kunagi seal lume sees, nagu paks lumi oli, kihutasime võidu. Et see on ka hästi nagu meelde ja et selline nagu võistlusmoment tekkis, et see on hästi kiht. Ja üldse maastikul ja igal pool on tegelikult äge kasutada. Ja see on nagu lahe. Mul on hakanud kunagi ka, sai osaletud ühes saates hästi ammu, kas see oli reisimäng vist, nii et pidi ise neid videoklippe tegema ja erinevates kohtades siis Lõuna-Eestis ja kus sai käidud ja siis ma ütlesin ka, et et ärge mulle rahulikku hobust andke, et on põnevam, vaata kui sa nagu mingil määral oskad ratsutada, sul on endal põnevam, kui sul on aktiivsem hobune. Ja see hobune hakkas seal perutama niimoodi, et konkreetselt 2 jala peale ka vahepeal. Ja see oli vist niimoodi, et ma ajasin teda natuke traavi või midagi ja selle peale lihtsalt hakkas lambist. Et aga mul tänu sellele, et mul eelnev mingi kogemus oli, et ma jäin õnneks ikka hobuse selga. Aga siuksed asjad jäävad meelde. Ei, hobused on lõbusad. Mul hakkas ükskord sõidu ajal hobune püherdama. Tuli idee peale püherdama hakata. Päriselt või? Ja, siis ma panin hobusele hüüdnimeks Püherdis. Maha ei lennanud või? Midagi lendasin. Okay. Ma olen mitu korda hobuse sellest alla hukkunud. Ma olen ka ükskord oli niimoodi, et hüppasin ja peale takistust, kohe peale takistust, hobune mõtles, et jääks seisma nüüd. Lendasin pea ees. Üle esiotsa minema või? No üle hobuse kõrvade niimoodi kõrge. Ei eest kuidagi lendasin seal minema. Aga selles mõttes see käib asja juurde, et kui sa mingit asja nagu harrastad, ikka tuleb ette. Ei tuleb küll, jah. Põhiline ongi nagu see, et sa lähed sinna selga tagasi ja jätkad. Ja, seda küll.
no ja juhul, kui sa suudad, et kui sa teadvust ei kaota või midagi siukest. noh, jah. näiteks. Need on erinevad ja hobused on lõbusad loomad, mulle meeldivad. jah, et kindlasti tahaks nüüd eriti looduses. jah, ma siin kogu noogu, et minna ratsutama. et on enda kodukandis on olemas need mitu talli. ja. et peaks ära käima jah, tõesti. aga ei, sellega noh, jah, head nagu mõtted tulevad seoses hobustega, et hobused on jah, hästi toredad loomad. mul ongi põhimõtteliselt koerad, hobused on nagu kõige lemmikumad loomadest. okei. et jaa. aga ei, hästi jälle värviline ja tore maal on. et siin võib tõesti igasuguseid mõtteid veel jätada, et aga miks neid inimesi näha ei ole, kes on autodega tulnud? Nad on kaadrist väljas. Kaadrist väljas. Nad on teised kuskil mujal. Okay. No see ongi mõtteruum, et maal peabki tekitama mingisuguseid mõtteid ja kõneainet, et ta ongi nagu selleks tehtud, et ta paneb nagu fantaasia tööle, et kui ta seda ei tee, siis ta ei täida oma eesmärki nagu, et see ongi maali põhieesmärk, et ta on mingisuguste lugude ja siukse mõtte ja kõneaine allikaks. jah, samas võib ka olla, et võib-olla need inimesed juba mingite hobustega läksid ratsutama. ja nad on kuskil põõsa taga näiteks või siin taga kuskil, mööda seda rada kuskil kaugel ära. Nad on, ma ei tea, peavad pikniku kuskil või sõidavad. jah, aga jah, ei väga kihvt. See on jälle kasutatud erinevaid värve ja see on ka, aga see on ühtlase tasapinnaga, jah. Suht kohta, siin ei ole väga palju pasta efekte. Ja need on siis fotod. Ei ole. Leeditud, ei ole. See on foto. See on foto. Taust on mul foto. Siit on ka. Ja kui hakata nüüd vaatama, siis tõesti. Ja, et see on mul foto peale maalitud. Nii hästi sobitatud, et tegelikult nagu. No nüüd, kui sa ütled, ja siis nüüd, kui sa ütled, siis ma vaatan tõesti teise pilguga, et see on jah, tõesti foto, aga see on kuidagi nii hästi sobitatud siia, et varem nagu ei oleks seda öelnud. Aga siin on ka mingi puu, see on ka foto. Ja, see on ka, ja taust on mul fotost tehtud, aga no see ongi, kollaaži tehnika ongi selline spetsiaalne nagu kunstiline kokkukleepimise tehnika. Et ta on mul maaliga kombineeritud. Ei, see teebki jah, väga huvitavaks asja.